suvi tundnud end kui idioot. Ausalt öeldes ei kruvi, ma olen pilvedesse eksinud piloot. Okay. Ühesõnaga, album tuli välja nädal aega tagasi, aga eksklusiivne võimalus kuulajatel ja Nova vaatajatel kuulata praegu ühte lugu, mis tuleb ka üpriski varsti välja. Aga veel ma väga ei taha selle kohta rääkida. Aga me peame ühe teigi veel eksu salvestama. Eksu Killing. On jah. Ta ei proovime ära tabada nüüd, on ju? Jah. 1, 2, 3, Tal ei meeldi mu sarved, las olen su tiit marvel. Hoiatan, ma jätan arme otse mere põhja mu parvel. Tal ei meeldi mu sarved, las olen su tiit marvel. Hoiatan, ma jätan arme otse mere põhja mu parvel. Ta kuuleb, ta ei kuula, ta minu suust ei muuda. Siis sosistab mulle kõrva, plaanid tänaseks minu mõrve. Rohkem ei lase. See on salajane projekt. Poisid, me oleme TikTokist teie omavahelist tögamist päris palju näinud. Kus teie sõprus alguse sai? Mäletate üldse? Teate, kõik inimesed ei peaks muusikat tegema. Tead, Mari-Liis, ma pean sinuga täiesti nõustuma. Karl Killing, paki oma pillid kotti ja tõmba uttu, ma ütlen sulle. Ma arvan, et saaksid mind enne folloma. Ei, sina hakkasid kindlasti mind enne folloma. Kindlasti mitte. Kuule, ärme hakka jälle nagu. No sellepärast, et meil ongi siuke nagu katkendlik suhe, et sa lihtsalt ei mõista mind. See album, mille sa nüüd nädal aega tagasi välja lasid, sa oled seda kutsunud ka kui pihialbum. Mida see täpsemalt tähendab? Mida sa pihid seal? Ta on väga personaalne album ja et 1,5 või aasta aega tagasi, kui ma hakkasin neid lugusid albumile kirjutama, siis ma mõistsin, et ma pean olema haavatav mingil määral. Et ma pean rääkima päris asjadest, päris tunnetest, päris emotsioonidest, sest eeskätt ma mõtlesin ikkagi enda perspektiivist, et mul on alati tore kuulata tagasi albumeid mitu aastat hiljem ja mõista, et kus punktis ma olin oma eluga sellel hetkel, mis mõtteid ma mõtlesin ja mis minu jaoks tol hetkel tähtis oli. Kas niimoodi ennast kõikide kuulajate ees paljaks võtta on hirmus ka? Natukene ikka, aga ma mõtlen või seletan seda enda jaoks niimoodi lahti, et kui ma räägin kõik oma justkui saladused välja, siis tegelikult mul on palju parem olla, sest mul justkui ei ole mingeid saladusi, et see on iga ebakindlusega samamoodi, et oletame, et no mul on akne olnud väiksena ja kui ma aktsepteerin seda, kui ma ütlen seda välja, siis tegelikult see on nagu totaalne kivi südamelt, et kui teised teavad, et mul on see ebakindlus, siis see on kuidagi vabastav tunne, et selle albumiga samamoodi, kui ma räägin kõik oma mõtted ära, kas need on perekonna, kaaslase, sõpradega seotud probleemid või mured või heaks lihtsalt toredad mälestused, siis see kõik on nagu vabastav kuidagi. See on hea tunne, sest mul on tunne, et ei räägita ka piisavalt sellistel teemadel. Karl, mida sa Sammi kui artisti üleüldiseks trumbiks loeksid? Minu jaoks on see imetlev vaadata, et Sam on toonud väljaspool muusikat oma ratsionaalsusega muusikasse. Et ta on nii püsiv ja kuidagi, kuidas öelda, et ta distsipliin on märkimisväärne. Sam, kuhu me lähme nüüd? Alla korrusele. Väga hea. Ei, tegelikult me lähme Raadio 2, seal toimub minilive. Siis kuuled mind laulmas. Turvavööd on peal kõigil. On. 9. klassi lõpus tegin oma esimese loo ja sealt kõik alguse sai. Ja ma tegin üks hetk iga päev ühe loo nagu nädal aega jutti. Sest ma lihtsalt õhtul kirjutasin, salvestasin kohe ära, panin kohe üles, vaata, ei mingit strateegiat ja asjad toimisid. Lihtsalt kuulati ja siis läksid asjad veits kvaliteetsemaks järk-järgult ja... Sam, on sul mingeid unistusi ka? Kuhu sa pürgid? Noh, ikka ilmselgelt tahaks näiteks mingisuguseid auhindasid saada Eesti muusikaauhindadel või Eesti ettevõtluse muusikaauhindadel, aga samas ma tean, et ma ei tee seda muusikavärki auhindada pärast. Seega võiks nagu vaielda vastu, et see ei ole nagu, ei ole unistus. Aga jah, ma ei tea, ma lihtsalt toimetan. Kuna ma olen üpriski aktiivne tegelane, ma ei suuda paigal püsida, siis unistusi pole tarvis. Niikuinii asjad täituvad või juhtuvad. No, laiviks valmis? Jaa, me oleme harjutanud suisa 20 minutit selle jaoks, seega töö on tehtud. Kuule, sinuga oli väga tore hommik ja minge kõik kuulama Sammi albumit ja kindlasti hääletage Raadio 2 aasta hitil Sammi poolt. Jaa, artiste on seal palju. Kui te annate mulle hääle, ma oleks väga tänulik. Ma olen jälle terve suvi
tundnud end kui idioot. Ausalt öeldes see ei kruvi, ma olen pilvedesse eksinud piloot. Dostojevski keset klubi, sest ma olen lihtsalt idioot. Ausalt öeldes see ei kruvi, ma olen pilvedesse eksinud piloot. Yeah.